Tšau kõikidele kaladele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin mai alguses kaladele on tulemas suhetes ja armastuses. Mis on siin kaladele tulemas mai alguses suhetes ja armastuses ja üks kaart veel võtta. Ja päris huvitav see tundub siin olevat, sellepärast et esimese kaardina oli siin välja tulnud kaladele müntide 5 ja müntide 5 ei ole üldse hea nagu kaart, et ta räägib materiaalsetest probleemidest, puudustundest, hüljatustundest, ta võib olla pettuste, varguste, valede kaart. Igal juhul kindlasti müntide 5 soovitab siin ettevaatlik olla mingites rahaasjades, et ei tasu liigselt usaldada mingeid inimesi, et keegi võib üritada siin teid nagu ninapidi vedada. Muidugi tegemist võib olla mingi mineviku olukorraga, et minevikus saite nagu petta. Teisena muidugi on siin positiivselt tulema välja müntide 4 ja müntide 5, müntide 4, eks, et need on kõrvuti olevad samast mastist kaardid ja huvitav, et just need kaks kaarti tulid siin ka nägu üles pidi, et justkui tahtsid ka koos välja siis tulla ja peaks see tähendama siis müntide aspektist teile mingeid arenguid, ehk siis materiaalsed, külluslikud, viljakad arengud peaksid siin kaladele toimuma. Võib-olla see on see, et minevikus läkski midagi halvasti, aga te olete nüüd ennast uuesti üles ehitamas, sest müntide 4 on siuke stabiilsus ja turvatunde nagu kaart ja müntide 4 ütleb, et kui te oskate enda rahaasjadega nagu hästi ümber käia, siis te suudate säilitada või saavutada selle stabiilse või turvalise nagu energia. Et selles mõttes väga hea nagu siuke raha muutuse energia siin on ja muidugi nüüd kolmanda kaardina tuleb esimesse ritta välja karikate 8. Ja karikate 8 on siis justkui siukse elu mõtte või unistuse poole liikumise kaart. Aga siin on nähagi, et see inimene tuleb justkui mustast varjust ja liigub päikse poole. Et siin võibki olla selle müntide 5, et siin oli minevikus mingi negatiivne suhe, side, olukord, mis iganes, eks ju. Et karikate 8 alati ütleb, et selle jaoks, et te saaksite liikuda mingi elu mõtte või unistuse poole, selle jaoks on midagi negatiivset vaja jätta nagu minevikku. On see siis tõesti mingi negatiivne side, suhe, inimene, hirm, võib-olla mingi negatiivne mõtteviis, eks ju, et mis kellegile ise teate paremini, aga nii kui te jätate selle nagu selja taha, siis te saate nagu liikuda selle stabiilse ja turvalise keskkonna poole. Nüüd aga viimast rida alustab kala jaoks hermiti või eraku kaart ja tegemist on siis hästi tugeva spirituaalse ärkamise kaardiga. Võite asju hakata nägema teise nurga alt, võite jõuda selgusele iseendas ja ka mingites olukordades võib tulla teieni mingeid lahendusi. Muidugi see kaart on rohkem siuke aja omaette veetmise kaart ja enda sisemaailmaga siis tegelemise kaart, et ta võib mõnikord öelda ka seda, et olete liiga palju teistele inimestele enda nagu energiat välja andnud, et peaksite natukene seda tagasi tõmbama ja pühendama siis rohkem aega iseendale kalad. Aga hästi tugev jah, siis siuke spirituaalsete selguste energia. Ja spirituaalsuses siin rääkides või mitte kolmas, tahtsin öelda kolmas karikas, aga kolmas siis siuke nagu spirituaalne kaart järjest ja on siit eelviimase kaardina välja tulemas kalale karikate kuningas. Nüüd muidugi tegemist on meesenergia kaardiga, eks ju, aga meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval, et see võib olla mõlema sugupoole kaart. Et kui te tunnete ennast selles energias ära, on see teie energiakaart. Kui te teate või ei tunne, siis ilmselt on see mingi lähedase isiku austaja või mingi partneri energia. Igal juhul karikate kuningas on kõige spirituaalsem kuningakaart Taro pakis. Tegemist on siis hea intuitsioonivõime, hea empaatiavõime kaardiga. Avatud meel kindlasti, siuke hästi eluküpse inimese energia, hindab olukordi kaine mõistusega, samas tegemist on siukse emotsionaalse inimesega, aga inimene oskab ka enda emotsioone siis hästi kontrollida. Et see võib olla siin teie energia, võib olla energia, mille te alles saavutate, aga kindlasti võib siis olla ka nagu teile lähedase isiku energia see. Ja viimase kaardina on siin kalade jaoks välja tulnud sauade 8. Ehk siis võib-olla peale mingit sisetööd siin ja mingite asjade nagu mineviku jätmist võivad teie jaoks toimuda mingid hästi suured või kiired arengud. Muidugi see on number 8 kaart, siin üleval on karikate 8, ehk siis number 8 või 88 võib ka teie jaoks midagi nagu tähendada, aga sauade 8 on hästi liikuva, sauade aktiivsus, loovus, kerlikkus, et tegelikult ütleb, et kui te ise tegutsete, siis te olete enda olukordades nagu edukas. Muidugi, kuna ta on siuke liikuv kaart, siis võite tähendada kellegi jaoks
sihukest mingit asukoha muudatust, kolimist, reisimist, midagi taolist. Et noh, hästi liikuv, võib-olla siin mingid asjad juhtuvad siis, kui te muudate seda asukohta, et see ei tähenda seda, et te peate kuhugi reisima, aga võib-olla te lähete teise linna midagi, ma ei tea, mille puhul, aga seal võite nagu ka tutvuda kellegiga. Et igal juhul on siin sihuke nagu teises reas pigem positiivne energia ja tegelikult esimene rida võib-olla räägib ka siis pigem mineviku olukorrast, aga siin ikkagi midagi nagu karikate 8 ütleb, et millegist keegi hoiab veel liigselt palju kinni, et sellest peaks siin nagu vabaks laskma, peaks läbi tegema selle sisemise töö ja läbi selle keegi saab siin liikuda tegelikult mingite spirituaalsete avastuste ja uute kiiremate arengute poole. Kalad, see oli siis selleks korraks teie suhted armastuslugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks ikkagi liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.